Saadet toetab kostüümilaenutus. Ma südamest tervitan teid, meie väga lugupeetud, kallid ja armastatud õpetajad ja õpilased. Ja mul on hea meel siin olla avamas seda meie teist UNESCO maailmapärandile pühendatud konverentsi, mis sellel aastal kannab pealkirja Meie vana hea Euroopa. Me elame sellises ühises Euroopas, võib ka nimetada natuke, et Euroopa on ka juba meie kõigi ühine kodu ja selline võimalus selle Euroopa nädala raames, kus te ise koostate erinevate Euroopa kohtade või nähtuste kohta ettekandeid. See aitab meil kõigil paremini seda Euroopat tundma õppida. Ja see aitab avaldada silmaringi. Minu soov teile olekski, et te kuulaksite hoolega, saaksite uusi teadmisi juurde ja austaksite neid esinejaid. Bulgaaria on üks vanemaid riike Euroopas, asutatud 681. aastal. Riik on väga rikas kultuuriliste ja ajalooliste vaatamisväärsuste poolest. Tegemist jääga, vaid hoopis eksootilise ookeaniga. Seda jõge ületab hallidest tiividest autud pikk sild, millel on kokku 11 kaart. Aga Euroopa siis tõesti seda maailmapärandi nimestikku iseloomustavad kõige rohkem just, nagu ma juba ütlesin, religioosse taustaga asjad. Aga see käib tegelikult kogu maailma kohta, et me võtame ka Indiat või võtame Egiptuse pärandit või Brasiiliat või Inkade pärandit, need on kõik seotud võimumängude ja siis usuga. Tähendab, kui me saime loosi tahtel selle samuse Miri kindluse, siis tegelikult me olime, võib öelda, et me olime kõik natukene pettunud või me ootasime midagi väga erilist. Aga kui me hakkasime selle kallal tööd tegema, siis me mõistsime, et tegelikult kui sügav see on. Et ausalt ka, selles suhtes, et ma ei ole mitte kunagi vaadanud mitte ühtegi ehitist nagu kunsti või nagu mitte ühtegi. See on nagu tegelikult nii selline, teate, kui raske seda praegu sõnadesse panna. Väga raske on midagi niimoodi lihtsalt kokku võtta, et peab vaatama seda, et mida ma olen üritanud, või mida me oleme taotlenud selle nädalaga ja kas see tulemus siis tuli või tuli mingisuguseid muid asju.
et üldiselt on mu eesmärk nagu ühelt poolt niisuguse õpilaste silmaringi avardamine või mingi kultuuri konteksti mõistmine või lihtsalt, et nad pööraksid tähelepanu sellele, kui palju väärtuslikku meie ümber on. Ja tegelikult seda ikkagi me saavutame, sellepärast, et kahju on see, et suhteliselt vähe klassidest inimesi on kaasatud, teinekord mulle tundub niimoodi, et see on mõni üksik, kes teeb siis kas töö ära või haagib sellega, aga teiselt poolt jälle, et ega siis ei saa peale suruda, igal inimesel on omaette huvid ja nad teevad erinevaid asju. Aga just see, et nagu see maailma pilt ja see silmaring avarduks, seda eesmärki ta tõenäoliselt täidab. Ja mis veel siis selle nädala kohta öelda, et see on hästi suur õppetund, on see minule endale ja ütleme nendele, kes minuga koos seda korraldavad just selle organiseerimise ja korraldamise mõttes. Ja vaat siin on mul väga häid tähelepanekuid sellest, et kuidasmoodi õpilased õpivad ja kuidas nad avanevad ja tegelikult kuidas nad omandavad. Et siin ma tahaks igaühte julgustada, et siin ma olen näinud seda juba eelmisel aastal ja sellel aastal mitmeid kordi, kuidas inimesed, kes arvavad, et nad ei suuda kas ette kanda või ei suuda midagi üldse kõikide ette tulla või midagi, ometi harjutamise teel nad õpivad rääkima keerulisi tekste. Tuleb praegu 6D poisid meelde mulle, kes seal niisugust teksti lõpuks, mitte küll veel peast, aga täiesti selgelt hääldasid, välja ütlesid teksti, millega nad alguses üldse hakkama ei saanud, nagu üldse mõtetki ei tabanud. Nii et teine asi on see, nende endi esinemisjulgus ja nad tulevad ette ja super on see, et põhikoolis nagu kõik klassid ette astusid ja üldse ei ole vaja niimoodi võrrelda, et ühed tegid võib-olla paremini, teised halvemini, et ma nii ei vaata, vaid just, et ma julgen tulla, ma julgen rääkida teiste ees ja publikule avaldan suurt tänumeelt ka just praegu mõtlen põhikooli peale, et see 60 minutit, mina sealt eest ei märganud midagi, või ei kuulnud, et oleks olnud midagi väga segavat või midagi häirivat, nad suutsid kuulata ja vaadata oma kaasõpilasi ja ka see juba on hinnatav väärtus, nii et ma järjest rohkem soovin, et see oleks nagu õpilaste ise tegemise aeg ja süvenemise ja tegelikult, kui inimene hakkab sellesse kultuuripärandisse süvenema, siis see hakkab teda huvitama. Ma tunnustan 11. eriõpilasi, kes tegelikult tulid minu juurde ja ütlesid, et hakkame nüüd sellega sellel aastal pihta, sellepärast, et me kõik teame, et me oleme küllalt ülekoormatud ja siis meil tekib vaikselt tunne, et kas ma ikka üldse sellel aastal võtan ette, sest ma tean, et tegelikult see on paras närvide pinge, et kas ikka välja tuleb. Ja sellega võrreldes olid need konverentsid äärmiselt rahulikud, distsiplineeritud, rõõmsameelsed, sõbralikud ja mahtusid kõik oma aja sisse. Kellele meeldib niisuguste ürituste korraldamine üldse või et planeerida või kuidas see asi kujundada või kuidas neid asju kokku panna, et see võiks kindlasti ühineda minuga järgmisel aastal näiteks, et aidata mul neid asju läbi mõelda ja siis neid asju teha ja kõikide inimestega suhelda. See nõuab väga palju suhtlemist, et kas sa oled valmis ja kas sa tuled näitama neid ettekandeid või niimoodi, et aga sellisest tööst on alati väga palju rõõmu ka.